Tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame roboti sisse ehitatud taimerit ja ka ümardamist. Taimer on siis sensor, mida meie robot kasutab aja mõõtmiseks meile juba tuntud wait blokis, kus me saame teatud arvu sekundeid oodata. Kui me vaatame kollasesse sektsiooni, on taimeril nagu ka teistel sensoritel täitsa oma blokk olemas, kus me saame lihtsalt tema hetkeväärtusega tutvuda. See taimer on veidikene erinev wait blokist. Kui wait blokk ootab oma esile kutsumisest alates 7 sekundit, siis taimer alustab aja lugemist programmi käivitumise hetkel ning loeb siis aega kuni programmi lõpuni ning ükskõik mis hetkel me saame tema hetke näitu siis välja võtta siit selle juhtme kaudu. Ja niimoodi saame siis näiteks teada, et kui kaua programm on töötanud. Me saame ka taimerit kasutada 2 suvalise hetke vahelise aja mõõtmiseks. Proovime teha ühe programmi, kus me kasutame taimeri blokki. Võtame näiteks wait bloki, kus me ootame, et kasutaja vajutaks puuteandurit. Seejärel resetime me taimeri ning paneme roboti edasi liikuma, kuni näeb objekti. Ja objekt võiks siis olla näiteks lähemal kui 10 sentimeetrit. Ja nüüd me saame, kui me loeme siit taimeri väärtust, siis me saame teada, kui palju võttis aega need 2 blokki siin. Proovime siis ekraanile kuvada, et mida see siis endast kujutab. Lisame siia ka muidugi roboti seisma jätmise bloki. Ja et võrrelda siis, et kui palju aega võttis see versus kui kaua on kogu programm töötanud, me saame võtta jälle taimeri bloki ning ära kasutada seda, et robotil on tegelikult 8 erinevat taimerit. Me saame võtta näiteks teise taimeri ja näidata seda ekraanile esimese alla. Ja niimoodi saame me teada, kui kaua on kogu programm töötanud ja kui kaua robot sõitmas oli. Ja proovime. Nagu me nägime, siis robot sõitis natuke üle 3 sekundi, aga kogu programm oli töötanud 12 sekundit. Praegu näitas robot meile tulemusi millisekundi täpsusega, aga nii täpseid tulemusi meile seekord vaja ei ole. Ja siin tulebki mängu ümardamise blokk. Võtame ta siit välja. Ja ümardamise blokil on siis tegelikult mitu võimalust, kuidas ta ümardada võib. Üks võimalus on see, et ta ümardab lihtsalt lähima numbrini, mis on siis tavaline ümardamine. Aga tal on ka erilised viisid, näiteks ühel juhul ta võib alati üles ümardada, ehk siis 4,1 muutuks hoopis 5. Ja teine võimalus on alla ümardada, ehk siis kas või see 4,75 muutuks 4. Ja viimane on siis truncate ehk lõika ja see võimaldab meil ära võtta teatud arvu komakohti. Näiteks kui meil on siin 4,75 ja me ütleme, et me tahame ainult ühte kohta peale koma, siis alla jääks 4,7. Kui meil oleks siin 4,6, 7, 8, 9, mis on nii suur number, et siia ära ei mahugi. Ja kui me siia kirjutaksime näiteks, et me tahaksime 3 desimali ehk siis koma kohta, siis meile jääks alles 4,678. Aga siinkohal tuleb meile abiks kõige tavaline ümardamine, kus me võtame lihtsalt taimeri väärtuse, ümardame ta ära ja näitame seda ekraanil.
võtan ka teise ümardamise ploki ja teen sedasama ka teise taimeriga. Ja vaatame asja nüüd. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.